Tere hommikust! Mina olen Eeva Tartu Loodusmajast ja tervitan teid siis võrsete kasvatamise töötoas. Loodame, et täna see tunni lõpuks on siis aknalaudadel rohkem mulda ja seemneid karpides, kui on ehk siis praegu. Ja loodame anda inspiratsiooni jõudu seda siis jätkata. Ja see veebinar toimub meil täna tänu projektile Kasvades oma toiduga, mis on Tartu kultuuripealinn 2024 programmi üks osa. Et on tore, et on selles kultuuripealinna aastas on lisaks nii-öelda kujutavale või kaunitele kunstidele on siis ka natuke toidukultuuri ja tegelikult hariduskultuuri osa ja ka tõesti ellujäämise kunstide kontekstis, et see ise toidu kasvatamise oskus on väga hea ja vajalik oskus. Ja lisaks tal on nii-öelda meil pakub psühholoogilist rõõmu ja edutunnet ja kindlasti on ta ka keskkonna mõttes on väga palju toredam kasvatada ise omale pisirohet, kui et võtta siis ja tuua poodidest väga suures koguses pakendeid. Aga kõigest siis sellest lähemalt, kuidas siis seda pisirohet kasvatada ja miks ütleme, botaanikud ei ole väga rõõmsad ilmselt tänase töötoa pealkirja üle võrsete võlumaa, et sellest kõigest siis räägib meile Marit Mäesaar Pisirohe OÜ-st. Aga enne veel, kui ma Maritile annan sõna, Marit jagab juba slaidi alguse ära, natukene nii-öelda meie reeglitest, et olen tänulik, kui hoiate mikrofonid väljas, selleks, et saaks siis vajadusel sisse lülitada ja küsida, aga kuna me salvestame, et siis müratase on siis väiksem. Ja küsimusi saab kindlasti, kellel ei ole mikrofon, saab ka chati panna. Ja kutsun teid siis külastama ka veel kodulehte kasvadesomatoiduga.emu.ee, kus saate siis uurida ka, mis nii-öelda kohapealseid sündmusi ja toidu kasvatamise teemal on veel tulemas, et 14. aprill suurele seemnepäevale kutsuma. See toimub siis Tartu Loodusmajas koha peal. Ja korraldajaks on siis Eesti Maaülikooli mahekeskus koos Loodusmajaga, kes me seda projekti ühiselt teeme. Aga nüüd siis võrsete võlumaa, käed külge ja võrsed kasvama. Marit, ole lahke. Tere! Oleme tõepoolest täna siin, et siis rääkida nendest kurikuulsatest võrsetest. Mina olen Marit ja räägin kohe, kes ma olen, miks ma olen ja miks me üldse siin oleme ja mida me siin teeme. Et ma olen sellisest väikesest ettevõttest nagu OÜ Pisirohe. Kokkuvõtlikult me tegeleme taimede ja teadmistega, ehk siis me kasvatame neid samu toredaid, armsaid pisirohetaimi inimestele söögiks ja restoranidele toidu kaunistamiseks. Lisaks kasvatame ka söödavaid õisi. Pakume inimestele pisirohe kasvatamiseks seemneid ja tarvikuid ja et see headus, pisirohe tarkus, taimetoidu võlud inimesteni paremini jõuaks, siis me koolitame neid inimesi, et kuidas neid taimi tarvitada, mismoodi need maitsevad ja tänu siis sellele koolitusele olete ka teie täna siin ja mul on nii hea meel näha nii palju inimesi. Vaatasin, et mõni nimi oli mul isegi täitsa tuttav. Nii et ma arvan, et meil tuleb täna väga tore koolitus ja päev. Ja siin ettevõttes ma ei ole üksinda. Mul on ka kallis armas elukaaslane, kes üldse siin 3 aastat tagasi otsustas, et me võiksime hakata eraettevõtlusega tegelema ja me võiks hakata kasvatama võrseid. Ja tema mõtles välja sõna pisirohe. Nii et sellepärast meie oleme pisirohe ja me kutsume neid väikeseid söödavaid tõusmeid hoopis pisirohedeks. Ja me ei ole kahekesi, meil on väikene karupoeg ka. Ta nimi ongi Kahru, Raakahru ja me kutsume teda karupojaks. Tema on meil suur inspiratsioon ja see väike inimene, kelle pärast me väga palju asju siin elus teeme ja miks me ka ise igapäevaselt rohelist sööme.
Just, nii. Aga minust nii palju, et ma olen aednik hariduselt ja ka nüüd päris hea mitu aastat töötanud aednikuna nii Tallinna Botaanikaaias kui nüüd siin ka oma ettevõttes. Meil on tohutult suur iluaed ja see aasta tuleb meil ka selline vahva taluaed, kuhu me ootame inimesi külla. Selline jätkusuutlik aiandus, enda toidu kasvatamine, ka linnaaiandus, konteinerhaljastus on mul alati huvi pakkunud, sest see on selline pigem uus ja huvitav. Samas, mida rohkem ma uurin ja loen, saan ma aru, et kõik uus on kunagi juba olemas olnud. Nii et sellest ma räägin ka pärastpoole. Täna siis paari sõnaga üldse, miks taimed ja miks aknalauad. Mis asi on see pisirohe, miks teda võiks süüa ja kuidas teda üldse siis ise kasvatada. Ja lõpus siis teeme kõik koos loodetavasti väikese külvamise ka läbi. Ja alati võib küsida, Eva kohe segab mulle vahele, edastab teie küsimused, kui need tulevad chatti. Aga lõpus on siis täiesti niisugune ametlik aeg, kus me võtame korraks selliste küsimuste-vastuste aja ka. Nii et hakkame pihta. Siin on üks selline värviline pilt ja kõik, mis siin laua peal on taimne. Taimne ja iseenda kasvatatud. Et alates siin sibulast, porgandist, peedist, kartulist kuni tomatiteni, lehtkapsas ja muidugi ka pisirohed ja erinevad need söödavad õied. Et ma arvan, et tänase päeva nagu selline sissejuhatus olekski see, et mida ka juba Eva rääkis, et nii keskkonnale kui tegelikult ka meie tervisele on taimne toit ikkagi teaduslikult tõestatud, et on palju kasulikum kui igapäevaselt suurtes kogustes näiteks liha süüa. Et võib-olla see pilt on selliseks väikeseks värviliseks ja isuäratavaks tõukeks, miks mitte proovida erinevaid põnevaid taimi süüa ja neid erinevalt valmistada. Ja kui niimoodi võtta nagu suurema pildina, siis selline taimetoit ei tähenda ju ainult põllu peal kasvatamist. Tegelikult on ju juba meie vanaemad tegelenud sellise toreda asja nagu aknalauaaiandusega ja sellest aknalauaaianduse parim näide on mul siin seesama sibul, et tegelikult ma ei tea, ma arvan, et te vist kõik olete seda teinud või vähemalt näinud või teate kedagi, kes kasvatab endale neid toredaid sibulelehti kevadeti, sest et sibul on otsustanud hakata kasvama. Et see on minu meelest üks parimaid aknalauaaianduse näiteid. Väga lihtne, väga mõnus ja kui sibul maitseb, siis võib ju igale poole toidu sisse seda veel sibulat panna ka. Ja kui võtta siis suuremalt seda aknalauaaiandust, et alates siis sellest sibulast kui erinevatest maitsetaimedest, et inimesed kasvatavad, inimesed proovivad ja minu meelest see on täiega tore, sest et meil ei ole alati võtta seda suve, me saame tegelikult aknalaual väikeste abivahenditega kasvatada endale erinevaid põnevaid taimi. Olgu nendeks siis maitsetaimed, sibulad, aga ka pisirohe. Et siin mul ongi üks selline karbikene pisirohe olemas. Et tema on nüüd küll kasvanud aknalaua peal, aga tema on nüüd saanud ka lisavalgust, sellepärast on nii ilus ja vahva välja näebki. Ja ma arvan, et minu etteruttavalt selline kokkuvõtte tänasest päevast olekski nagu julgustada teid kasvatama neid taimi aknalaual, et saada võimalikult kiiresti ja värskelt iseenda kasvatatud toitu, sest see on nii silmale ilus kui närvidele rahustav, kui ka hea eeskuju, sest lõppude lõpuks me oleme ju eeskujud nii oma lastele kui oma sõpradele.
ja siin pildi peal on ka meie väike karupoeg, kellele väga maitsevad näiteks needsamad hernepisirrohetaimed või päevalill, aga ta ei ütle ära ka nendest punastest redisrambo idanditest. Ja aknalaual, jah, aknalaual. Ma tahtsin enne seda, mida täpsemalt aknalaual või siis kodus kasvatada, ma tahtsin tuuagi näite sellest, et seal eelmisel slaidil oligi minu aknalaud paar aastat tagasi, kui mul oli tohutu vaimustus kõiki asju paljundada. Et siis mul oli hästi palju selliseid pisikesi notsikuid, et praegu mul on enamjaolt ilusad toataimed, et ma otseselt aknalaual väga enam midagi siin ei kasvata, sest meil on oma tootmine ikkagi. Aga siin on pilt minu esimesest pisirohe kasvatamisest, esimesest nii-öelda võrse kasvatamisest. See on aastast 2016, kus ma õppisin Räpina aianduskoolis ja meile antigi ülesandeks kasvatada taimi erinevates valgusoludes. Ja toona ma ei teadnud, et ma hakkan kunagi sellega päriselt tegelema, et ma hakkangi neid samu taimi inimestele kasvatama. Aga siis me pidime katsetama, kuidas üldse taimed kasvavad talvisel ajal aknalaual. Ja üks nendest taimedest oli redis, väga hästi kasvasid. Esimest korda koos elukaaslase Arturiga, siis me neid võrseid maitsesime. Saime aru, et issand, nii head ja kes oleks osanud arvata, et redise lehekesed on üldse söödavad niimoodi. Et see oli toona aha-efekt. Läks natukene aega mööda, tegime firma ja nüüdseks siis 2014 on siis, me oleme pea ees ja igat pidi selles pisirohe maailmas sees. Mida on siis võimalik üldse kodus niimoodi kasvatada, nii aknalaual kui siis natuke aknalaualt kaugemal, näiteks idandeid. Ja idandid on siis siin pildil, need keskmised on siis idandid. Idandid on sellised taimed, mida me kasvatamegi näiteks purgi sees või siis spetsiaalse sükse idandamisnõu sees. Et nende kasvatamiseks on põhimõtteliselt lihtsalt vaja seemet, aega ja vett ja pidevalt neid seemneid siis loputada, et neid süüakse siis koos juurega, seemnega ja esimeste iduvarte ja idulehtedega. Tõuse on siis nii-öelda gramm edasi. Tõusmeid tavaliselt kasvatatakse siis mingisuguse substraadi peal, kas siis mulla peal või ma ei tea, vati peal, kookosmati peal, tselluloosimmati peal ja nad lõigatakse sellest seemnest lahti, juurest lahti ja tarvitatakse siis neid esimesi lehekesi. Ja nagu Eeva ütles, et miks botaanikud kiruvad, inglise keeles on siis, kutsutakse neid tõusmeid microgreensideks. Ja see microgreensi vaimustus sai alguse 80-ndatel, 90-ndatel USA-st ja Eestist jõudiski ta Ameerika Ühendriikide näitel kuskil selline 10-15 aastat tagasi. Ja siis kasutati hästi palju sõna mikroürt ja võrsed, aga botaanikud siin, võib-olla botaanikute selline rühm on üsna pisikene, et nemad leidsid, et õige on kasutada sõna tõuse. Ja kuna mina ka natukene ikkagi olen Urmas Laansuga kolleeg, siis tema ikka on mulle teinud peapesu, et miks ma kasutan sõna võrse. Et ma olen nagu selles mõttes botaanilise keele usku ja ma üritan alati õigesti rääkida, aga kahjuks see keel uueneb hästi aeglaselt. Ja tihti, kui ma ütlen sõna tõuse või pisirohe, siis inimesed ei saa must üldse aru, et mis asja, millest sa räägid. Aga nii, kui ma ütlen võrse, siis nad saavad kohe aru. Aga see on nagu minu teadmiste roll inimesi harida sellel teemal, nii et keegi ei pea üldse isiklikult võtma või ennast pahasti tundma, kui ta kasutab sõna võrse, jumala okei. Peaasi, et me saame üksteisest aru ja et me oleme võimelised õppima, et võrse pigem kuulub puittaimedele või siis puitunud varrega püsikutele. Vot, mida saab kodus veel kasvatada, näiteks erinevaid beebitaimi, oblikaid, näiteks siin mul oli üks oblikas, üks jänesekapsas, aga võib ka erinevaid armsaid värvilisi oblikaid kasvatada.
aga ka näiteks väikseid peedilehekesi. Lisavalgusega saab täiesti aknalaual kasvatada näiteks spinatit, rukolat, salatit. Aga nende kasvatamiseks läheb juba rohkem ressurssi, rohkem aega ja kindlasti lisavalgust, et nad on juba väga-väga valgusnõudlikud, et nende kasvatamine nõuab juba rohkem tähelepanu. Täpselt sama on ka maitsetaimedega. Sellepärast ongi kõige lihtsam, kõige kiirem, kõige võib-olla ka mugavam viis kasvatada pisirohe. Ja need pisirohetaimed ehk tõusmed on siis erinevad toiduks mõeldud maitsetaimede, köögiviljataimede ja juurviljataimede titekesed. Nad koosnevad siis iduvarrest, idulehtedest ja mõne kultuuri puhul ka siis esimestest pärislehtedest. Miks nad nii tohutult armastatud on, sest neid saab hästi kiiresti kasvatada, laias laastus kas sellise nädala ajaga või 2 nädalaga ja neid on võimalik kasvatada 365 päeva järjest. Kas siis oma aknalaual või aknalaualt kaugemal lisavalgusega ja tegelikult ka väga-väga kitsastes tingimustes, et maailmas on isegi tehtud selliseid startup'e, kus on välja töötatud sellised pisirohe kasvatamise kuubikukesed, mida pannakse kuhugi kappide sisse, et Hiinas, Jaapanis need on päris populaarsed, et ongi niisugused pisikesed kuubikud, seal on kõik valgus, õhuniiskus, kõik asjad on ära reguleeritud, et lihtsalt pane seeme ja kasvata, et see kitsastes tingimustes kasvatamine on nende väga suur võlu. Ja pildi peal ongi siis redise pisirohe versus redise siis juurvili. Et kui see juurvili kasvab seal laias laastus 2 kuud, siis seesama pisirohe on kasvanud siin 8-9 päeva ja juba saab süüa. Kultuure on hästi palju erinevaid ja laias laastus enamik siis köögivilja, juurviljade ja maitsetaimede tõusmed on söödavad. See nüüd hästi-hästi suur erand on maavitsalised, ehk siis ei ole toiduks tarvitatav tõusme näol tomat, paprika, erinevad tšillid, kajennid, pommu ehk siis baklažaan ja füüsalid, vist ütlesin kõik, paprika, tšillid, erinevad maavitsa, kartul ka, et nende pisikesed tõusmed siis ei ole söödavad, seal on erinevad alkaloidid ja solaniinid, mis ei mõju meie tervisele hästi, et pigem neid vältida. Aga jah, kõik ülejäänud alates siis erinevatest nii-öelda kapsastest kuni sinepi, rukola, erinevad herned, aga ka näiteks lutsern, munguba, siis kõiksugused laugud, sibulad, küüslaugud, murulaugud, eks ju. Aga ka peedid erinevad, peedid on enamjaolt hästi värvilised nunnud. Siis võib-olla magusamatest asjadest mündikesed, münditaimed, melissitaimed, aga ka magusatest mais. Kõige magusam üldse vist ongi üks suhkruherne sort, aga näiteks hästi vahva taim, mida kasvatada ja mille seemet saab väga hästi, on tatar. Aga jah, nagu öeldud, neid kultuure on palju, peaasi, et lihtsalt, et maavitsalisi ei sööks. Ja siin on üks selline pilt sellest värvikirevusest, mida siis on võimalik saavutada nende erinevate tõusmetega, et alates siin punasest peedist, tatrast, redistest kuni amarandi ehk rebasheinani ja siis värviliselt näiteks lilla nuikapsas või siis tumepunast värvi redisrambo. Ja jõuame selleni, et kas pilt tekitab sellist tunnet, et tahaks nüüd seda pisirohe süüa, tahaks seda värsket rohelist süüa. Et ma loodan, et tekitab isu, sest et lisaks sellele silmailule on siis need tõusmed ka hästi kasulikud. Ja teaduslikult on tõestatud,
et erinevates pisirohekultuurides on märgatavalt rohkem tervisele kasulikke aineid, kui neid oleks siis nende täiskasvanud olekus. Ehk siis, kui ma toon ühe konkreetse näite, enne oli mul pildil oli redis, et redise pisirohes on näiteks 40 korda rohkem C-vitamiini, kui oleks siis selles redise juurikas. Aga lisaks siis C-vitamiini on ka siis teisi kasulikke aineid, et niimoodi näitlikustavalt see tõuse on siis nagu väike selline kontsentreeritud tabletikene, kus kõik need kasulikud ained on veel alles sees. Aga kui see taim kasvab aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, siis osad ained kas lenduvad välja või siis nad hajuvad nii-öelda nagu selle taime peale ära. Ja seda positiivset mõju siis, nagu ütlesin, nii silmale kui nii kõhule. Hästi üldistavalt väga paljud pisirohetaimed sisaldavad endas väga palju erinevaid antioksüdante ja näiteks sealt C-vitamiini, E-vitamiini, erinevaid värvaineid ja sulforafaani ja nemad on siis meie immuunsuse tugevdajad. Nad aitavad meil võidelda stressiga, erinevate probleemidega, mis meil siin elus on. Ja lisaks sellele, et nendes on neid häid, ma ei tea, aminohappeid või siis ka klorofülli ja muid mikro-makroelemente, on neis vähe kaloreid, seega võib neid täiesti julgelt iga päev süüa. Mõned näited, näiteks toosama C-vitamiini poolest on redised hästi rikkad, päevalilles on foolhapped, tsinki, magneesiumi väga palju. Siis too maagiline keeruline sõna sulforafaan, et see on üks selline aine, mis on tegelikult juba aastakümneid tagasi brokoli tõusmetest leitud ja sellest sulforafaanist tehakse apteegi jaoks tehaksegi tablette, aga värskelt kujult on siis see kõige paremini imendunud ja seda saab brokolist. See sulforafaan on selline aine, mis on ka hästi tugev antioksüdant, võitleb stressiga, erinevate vähktekitajatega, soolehaigustega ja lõpuks paneb ta veel silma ka särama. Ja värvilistes pisirohedes on siis hästi palju erinevaid neid värvaineid, looduslikke värvaineid, mida näiteks siis, mis tumepunase värvi annavad näiteks antotsianiinid ja neid on siis rohkelt näiteks selles verevas rebasheinas, longusrebasheinas, aga ka ramboridises. Ja võrreldes idanditega on siis tõusmetes klorofülli rohkem. Et siin on nüüd jälle selline nipp, et kui te tahate, kui te olete suured idandite fännid, sest nad ikkagi mõnes mõttes ka maitselt erinevad idanditel ja tõusmetel on väike maitse erinevus, siis võib teha nii, et idandid päev enne tarvitamist panna valguse kätte ja siis need muidu kollased idulehed saavad ka natukene klorofülli, et siis on teie idandid ka klorofülliga, on klorofülli neis. Maitseelamustest, et pisirohe võib tegelikult panna ju kõiksugustele erinevatele toitudele ja siin on kaks näidet, et kaks erinevat hommikusööki, et üks on puder, teine on kartulikotletid. Ja mulle meeldib ikka öelda, et see pisirohe on selline esimene pisikene samm tervislikuma ja taimsema toidulaua suunas. Et tegelikult ju piisab sellest ühest peotäiest ja kui ei saa seda ühte peotäitki, siis kas või see pool peotäit, kas võileiva peal või siis prae peale pudistatult, et see on see esimene samm, see on see esimene eeskuju olla tervislikum oma lapse nähes ja siin ongi jah, meie väikse karupoja käsi, kes siin haarab päevalille. Et ma jah julgustan neid ise kasvatama või siis, kui teil on oma kasvataja, võtma temaga ühendust, las ta kasvatab teile, las ta saadab teile.
ja kõige mõistlikum on siis neid pisirohetaimi tarvitada värskelt. Et täpselt nagu ma ütlesin, et kas kasvatate ise oma aknanaual ja vahetult enne söömist kohe lõikate või siis teil on oma kasvataja, kelle käest te saate võimalikult väikese tarneahelaga need taimed või selles mõttes, kui te ostate ka poest, siis see on ka jumala okei. Lihtsalt ma soovitan võimalikult värskeid taimeid eelistada, sest näiteks just C-vitamiini suhtes, et C-vitamiin on hästi lenduv, et tema on üks esimesi, kes nii-öelda nendest lõigatud taimedest kaob. Aga samas need taimed säilivad külmkapis seal 1 kraadi juures, 1–4 kraadi juures tegelikult väga hästi, kui nad on kuivalt nii-öelda lõigatud, et selline laias laastus nädal aega säilivad väga hästi, et sellised suured tugevamad taimed säilivad nädal aega väga kenasti. Et selles mõttes nad on ikkagi värsked ja isegi kui nad on natuke nätsked, siis näiteks teha nendest omletti, panna nad kuhugi wrapi vahele või teha nendest värske salat koos erinevate salatilehtedega. Et see on täiesti nagu mõistlik tegevus. Kas võiks pesta neid pisirohetaimi? Pigem me soovitame, et vähendada võimalust, et seal peal oleks näiteks mulda või siis salmonelloosi või kolibakterit, mis võib mullast kaasa tulla. Et vahetult enne söömist võiks siis pesta ja korralikult kuivatada. Ja nagu ma ütlesin, see esimene pisikene samm on need pisirohetaimed. Et seda näidet ma vist toon alati iga kord, et see nii-öelda need maltsavihkajatest mehed söövad ka, et mul on see oma hea näide, kus see alumine pilt on meie nii-öelda saunaõhtute snäkivaagen, et kus meie sõber tuli ja hakkas ikka rääkima sellest, et tema ei ole mingisugune lehm, et tema silosööks ja maltsa sööks ja õhtu lõpuks oli tema see, kes oli praktiliselt selle vaagna seal tühjaks söönud ja lõpuks veel häbelikult küsis, et ega sul seda veel ei ole, ma võtaks koju ka kaasa. Et see on lihtsalt see ilmselgelt see näide, et need taimed on lihtsalt, kuna neid on nii palju erinevaid, siis nende maitsed on ka erinevad. Kõik ei ole sellise rahuliku maitsega, mõni ongi äkilisem ja tollele sõbrale hakkaski sinep meeldima. Nii et tema on jah, see oli sellises nii-öelda vürtsika austaja ja toda sama maltsavihkamist olen ma kogenud ka televisioonis, et siin on mul küll Terevisiooni selline kuvatõmmis, aga kunagi TV3-s oli üks saade, kus ka kutsuti mind sinna külla ja siis mul oli seal vastas oli selline korralik alfaisane, kes küll väga hoolitses oma välimuse eest, aga niimoodi kaamera taga arvas, et taimetoit küll ei sobi ühele korralikule mehele ja kui ta lõpuks seal otse-eetris neid erinevaid taimi maitses ja sai aru, et issand, need on nii maitsvad, siis ma omaette natuke naeratasin ja ütlesin, mis ma ütlesin. Marit, üks täpsustus on just selle säilimise koha pealt, et et nad ju säilivad külmikus ilusti, aga et need toitained, kasulikud vitamiinid, et need vähenevad, aga nad ilmselt sõltub ka, eks ju, sellest konkreetsest liigist. Ja, et erinevates kultuurides on siis neid erinevaid toitaineid, eks ju, erinevalt, et mõnes on näiteks ongi seda tsinki rohkem, mõnes on magneesiumit rohkem, E-vitamiini, C-vitamiini, et selles mõttes see varieerub, eks ju, kultuuriti, aga nagu laias laastus see külmkapi näide ongi see, et just see C-vitamiin on see esimene, mis sealt nagu kaob, et need ülejäänud ained niimoodi ei lendu, et need ikkagi säilivad, et kui selles brokolis on seda sulforofaani palju, siis seda on nii värskelt taimel kui ka seal 2 päeva külmkapis olnud taimel. Jah. Ja siin konkreetsemalt mõni näide sellest, et kuidas neid pisirohetaimi oma igapäeva menüüsse integreerida, et pudrust ma rääkisin. Kõige populaarsem on ilmselt võileiva peale panna. Meie peres väga hästi lähevad erinevad sellised need lavashi rullilaadsed asjad. Hästi suur lemmik on mul sushi sisse panna, kas salatressi või sinepit.
aga näiteks me ise teeme ka maitsevõid redise ja sinepiga ja tegelikult lihtsalt ka selline värske salat seal erinevate teiste roheliste taimedega ja natukene mingisugust salatikastet peale ja täiesti suurepärane. Tuli veel üks küsimus, et kas on mingit piirkogust, kas on võimalik üledoosi ka endale tekitada? Ja ülemkogus on niimoodi, et seda ma olen täiesti nagu rohkelt uurinud, et seda arvatakse, et see on nagu selline 1-2 kilo päevas, et kui minu peotäis on umbes selline 20-30 grammi, et siis see 1-2 kilo on ikkagi niivõrd suur kogus, et see pigem nagu ei ole võimalik, ei ole see nagu võimalik, aga seal on nagu välja toodud näiteks sellist asja, et kellel on kilpnäärme probleeme, et siis seal need ristõielistega võiks olla nagu tähelepanelik ja mida nagu on ka öeldud, et kellel ongi näiteks seal seedimisega mingisugused probleemid, et siis soovitataksegi näiteks kas hapendada. Aga see on nagu üldjoontes nagu kapsaste puhul nii-öelda, et kapsaid soovitatakse hapendada. Aga pisirohe puhul pigem minu praktika näeb ette, kui ma vaatan ka oma kliente, siis pisirohe ikkagi pannakse sinna võileiva peale, süüakse võib-olla päevas 2 võileiba ja võib-olla natukene kuhugi selle prae peale ka, et see niisugune hea 50 grammi, heal juhul 50 grammi päevas, et see nagu üldjoontes inimestele ikkagi mingeid probleeme ei tee. On Ja tulnud veel üks küsimus, täpsustus taime nii-öelda liigi kohta, et sinep on rukola. Ei ta ole, aga Marit saab kohe nii-öelda tutvustada, kes on kes. Sinep on siis, mida nagu kõige rohkem kasvatatakse, levinumad on siis kas valge sinep või siis selline pruun sinep, et need ongi Sinapsis alba ja rukola ehk siis põldvõõrkapsas, see on siis teine kultuur, et nad ei ole üks ja sama kultuur, nad on ka maitselt täiesti erinevad. Et 2 erinevat kultuuri, nad on küll mõlemad ristõielised, aga erinevad maitsed, erinev kasvukiirus. Jah. Ja ma arvan, et sellise ajaloolise aknalauanduse taustal kõige kauem on tõusmeid manustanud meie sõbrad koduloomad, ehk siis kõiksugused need nii-öelda kassimurud on tegelikult ju tõusmed, et üldjoontes need kassimurud on siis jah, kas mingisugune mingi nisukaer rukkis ja neid on ju, ma arvan, aastakümneid nii kasvatatud kui ka pakutud poodides, et need on ka tõusmed ja inimene võib ka neid süüa. Ja lisaks oma kassidele, koertele seedimise ja vitamiinide andmise eest võib neid anda ka oma lindudele, et meie ise kasvatame oma lindudele, aga meil on ka näiteks siin oli klient, kes oma papagoile andis päevalilli. Ja hakkame siis nagu selles mõttes kasvatama, et nendest asjadest ma nüüd räägin täpsemalt. Kõige levinumad kultuurid, mida on siis kas võimalik osta Eestis pisirohena või siis mida on kõige lihtsam kasvatada, ongi erinevad hernesordid, hariliku päevalille sordid, erinevad redised, et need redised üldjoontes erinevadki siis oma värvi poolest, siis brokoli, teised kapsad, seal nuikapsas, lehtkapsas, rooskapsas, rukola, sinep, salatkress. Sinep ja salatkress on siis need hästi-hästi kanged, hästi vürtsikad. Värvilistest rebashein, peedid ja siis üheidulehelistest maisid, kaerad, nisud. On küsimus, et kas rosmariini või saab ka pisirohena kasvatada, et me oleme harjunud, et ta on nii-öelda maitsetaim, aga... Ikka saab. Võib-olla rosmariini puhul ma ise jah, ikka saab.
aga võib-olla kasutegur temast nagu suure maitsetaimedena on suurem. Jah. ja selles mõttes ka, et püsirohena on mõistlik kasvatada selliseid kultuure, mis idanevad hästi kiiresti ja mida sul on hästi kiiresti võimalik saada, et rosmariini, kui seemnest rosmariini kasvatada, siis see idanevusaeg on hästi pikk. Et üldjoontes ka rosmariini ju paljundatakse pigem pistikutena, et siis juba pistikuna on ta juba palju suurem taim kui need tõusmed. Hästi kiiresti räägin siis sellest, et kui seemneid valida kvaliteetsed, võimalikult värsked, kindlasti töötlemata ja soovituslikult mahepõllumajandusest pärit seemned. Kes kardab, et ei tea päris kui täpselt, kui palju neid seemneid panna, siis meie koduleheküljel on olemas selline asi nagu seemnekalkulaator, sealt saab teada, kui palju neid seemneid panna. Aga üldjoontes selline soovitus oleks nagu puistada soola sinna mulla peale, et pigem tihedalt natukene siis jätta ruumi taimekestele või seemnekestele. Ja ei tasu karta nii-öelda neid ligaseid seemneid, et näiteks salatkress, basiilik ja rukola tekitavad siis oma seemne ümber, kui nad on märjaks saanud siukse ligase kestakese, et see on täiesti okei, sellepärast ei pea üldse muretsema. Suuri seemneid ehk siis päevalille, redist, maisi, herneid, et neid võib enne 12 tundi vee sees leotada, siis nad idanevad paremini, külg tuleb paremini välja. Peetidel, briandil, päevalillel on seemnekestad, need saab kõige paremini kätte siis, kui nad märjaks pritsida ja siis kas neid taimi niimoodi paitada või siis need märjad seemnekestad näppudega ära võtta ja siis süüa. Näiteks sama päevalille üldse ma ei soovitakski panna mulla alla, sest et siis need seemnekestad on mullased ja pärast on need tõusmed ka mullased. Et siis ei saa nagu niivõrd head puhast taime. Kui on juba suurem kogus seemneid, siis ütlen üle, et seemneid kõige mõistlikum hoiustada pimedas, kuivas, külmas, et nad säiliksid teil võimalikult kaua, kui neid on palju, eks ju. Ja kindlasti siis alati seemnepakkidel, kui näiteks on mingi ümberpakkimine või muu selline asi, et siis sildid ja kuupäevad juurde. Et siis teab, millal on see idanevusaeg enam-vähem. Substraatidest ikkagi kõige levinum muld, et see oleks kvaliteetne, haigustevaba ja väetisteta, et soovitame külvipikeermulda. Väetisteta oluline, sest et tõusmed ei taha liiga rammusat mulda. Alternatiivideks võib kasutada erinevaid muid substraate, mida on võimalik näiteks Eestist osta seal tselluloosimatist, lambavillamatt, kookosmatt. Et lõppude lõpuks see sõltub sellest, eks ju, mis rahakott lubab ja milliseid mugavusi nagu endale tahta teha. Et need erinevad alternatiivid tagavad võib-olla sellise mugavama mullavabaduse, aga samas mullast sonkida on ka tore ja vahva. Vesi, millega kasta, olgu toasoe ja puhas. Toasoe peab olema ka muld, et kui külvamiseks läheb, et siis alati muld enne varem tuppa tuua, sest et külmas mullas seemned ei idane ja pigem nad lähevad siis hallitama ja võivad tekkida erinevad näiteks tõusmapõletikud. Kastmisvajadust hinnata igapäevaselt. See tähendab seda, et kas on vaja kasta või ei ole vaja kasta. Et iga päev ei pruugi olla vaja kasta, aga seda võiks siiski hinnata. See kastmisvajaduse hindamise võiks siduda näiteks hambapesuga. Hambaid ei unusta pesta, siis ei unusta vaadata ka oma taimi. Ja kõige parem abimees mullaniiskuse määramiseks on näpuga katsuda, kas on niiske või mitte. Marit, tuli küsimus seemnete hoiustamise kohta, et kui külm on külm, et neid seemneid säilitada, et see idanevus säiliks hästi.
no teravmägedes on eks ju hea miinus, ma ei tea, -10, -20, -30. Seemned säilivad praktiliselt igavesti kodutingimustes, kui on selline külmkapp, kus ei ole liiga palju niiskust, näiteks seal all sahtlis, siis see on väga hea koht. Et näiteks just see, et mida ma soovitan, ongi see, et kui niikuinii kevadel neid seemneid ostetakse ja neid alati jääb üle, siis suvel enam ei külvata mitte midagi, et siis pannagi need seemned sinna näiteks eraldi karbi sisse ja külmkappi sinna kuiva osasse. Et külmkapp on see külm näiteks. Siis anumatest, kuna pisirohe ei nõua väga palju, sest et teda kasvatatakse seal nädal kuni 2, eks ju, siis pigem selline madal anum sobivad seal, ma ei tea, vana hakklihakarp, mingisugune, ma ei tea, võimiks või mis iganes selline madal, 3-4 sentimeetrit on juba väga hästi. Aga siin olen teinud ise ka katseid seal erinevate, ma ei tea, klaasanumatega ja selliste asjadega. Siis hästi oluline, et taimed vajavad kasvamiseks hapnikku. See tähendab seda, et see muld, milles siis neid taimi kasvatatakse, ei oleks liiga märg, sest et juured tahavad ikkagi ka hapnikku saada. Täpselt sama on siis selle õhuniiskusega, et selline 40–60 on inimesele hea, on ka taimedele hea. Kui õhuniiskus on liiga madal, siis see muld ka kuivab kiiremini läbi. Siis kui on juba selliseid taimi rohkem, siis oleks oluline, et see õhk ilusti liiguks. Kuna see pisirohekülv on hästi tihe, siis võib juhtuda selline asi, et see niiskus jääb siia taimede vahele ja need taimed võivad minna mädanema. Et siis ongi oluline see, et see õhuniiskus, et see õhk liiguks. Et noh, selles mõttes kodus üldiselt vist ikkagi õhk liigub, et sellega nagu väga palju probleeme ei ole. Ja toa soojast siis selline, kuidas on inimesel hea, on ka taimel hea, niisugune +–20 kraadi on nagu väga hästi. Et liiga jahedas lihtsalt see idanemine võtab kauem aega ja liiga soojas siis see substraat kuivab lihtsalt jube kiiresti läbi. Marit, ole hea, kommenteeri seda hapnikku, et siin tulnud üks kommentaar, et kuidas selle, et nagu palju seda hapnikku ikka vaja on, et enamus inimestel tekib seos, et taimed ju tahavad süsihappegaasi, eks ju, ja fotosüntees, aga näed, et ka taimed hingavad, et võib-olla mõni lause lihtsalt selle kohta juurde teadmist. Et see asi ei oleks liiga keeruline, siis tegelikult selline keskkond, kus on inimesel hea, on ka taimel hea hapniku mõttes. Et taimed küll võtavad seda O2, aga ka CO2, et siis selles mõttes, et mitte liiga hulluks minna, lihtsalt vahepeal ka nagu seda õhku, et kui ei ole mingit ventilatsiooni, siis lihtsalt värsket õhku aknast sisse lasta, et see on niisugune nagu õhu mõttes, aga see õhk on just nagu, mida ma pigem nagu rõhutan, on see, et vahel kiputakse need taimed siin, et see muld, just see muld ja õhk, et kiputakse see muld selliseks nagu sooks tekitama, et seda vett on seal natuke liiga palju. Et siis see õhk on nagu olulisem kui see, mis meil siin ümber on see õhk. Ja siis see pilt on meie tootmisest, eelmine pilt ja need pildid on täpselt samamoodi meie tootmisest. Pisirohetaimed niisugune laias laastus 12 tundi päevas tahaksid saada valgust, ehk siis praegu veel ei ole nii pikad need päevad, et siis võiks anda kas siis hommikul või õhtul natukene lisavalgust juurde. See lisavalgus võib olla siis selline punase sinisega taimelamp, aga võib ka olla siis nii-öelda kange valge valgusega päevalamp. Et mina olen ka siin kange valge valgusega päevalambi all, mis on selline 5000 kelvinit ja 2000 luumenit.
et tegelikult kuna need taimed tõesti kasvavadki sul seal nädal aega, siis nemad saavad hakkama selle taimelambi all ka. Aga kui juba läheb sealt 2 nädalast üle, siis on vaja nagu spetsiaalselt seda punase-sinisega taimelampi. Kõige levinumad probleemid, kui kuskil miski hallitab, kui on hallitust vähe, siis kiiresti välja nokkida. Kui juba hallitab rohkem, siis lihtsalt minema visata. Miks hallitab? Kas seeme on kehv? Kas mullas on mingisugused kahjurid või haigustekitajad? Või muld on ka näiteks liiga rammus? Kui ei tärka, siis näiteks on unustatud kasta või siis need seemned on lihtsalt oma idanevuse kaotanud. Kui mädaneb, siis ongi võimalus ka, et seal mullas on olnud probleemid, eks ju, et see on ajanud selle seemne mädanema, taime mädanema, aga kui ongi seal nende taimede vahel on näiteks liiga palju õhuniiskust, et ongi liiga palju kastetud, et siis võib ka sellest mädanema minna. Kui see tõuse kukub nii-öelda mulla pinnalt niimoodi pikali, et siis seal võib ollagi selline tõusmapõletiku teema. Et kui on nagu üksikult, siis võib selle sealt lihtsalt niimoodi välja võtta ja kõik ülejäänud ikkagi ära süüa. Kui taim on otsustanud, et ta on nüüd täiesti niimoodi pikali, kõik taimed on pikali, siis tähendab, et ta ei ole üldse vett saanud. Et see on väga lihtne, siis tuleb talle juua anda. Seemnekestadest probleem ongi see, et seemnekestad ei tule ära, et siis nagu ma ütlesin, näiteks peetide, koriandrite, päevalillede puhul seemnekestad märjaks ja siis näpuga ära nokkida. Ja jah, et päevalill pigem siis mitte ka mulla alla panna, et siis need seemnekestad on veel mullased ka. Ja meie koduleheküljel on natukene minu tegevusi, et kus ma olen käinud, kas siin, ma ei tea, aprillidoosis või maahommikus, et saab vaadata, kuidas ma olen mida teinud. Aga täiesti julgelt kirjutage mulle Facebooki või Instagrami pisirohele või siis meile meil. Et alati aitan nii murede kui rõõmudega ja kui olete midagi juba teinud ja kuskil on midagi juhtunud, saatke mulle pilt, siis ma saan kohe aru, mis toimub ja aitan teid kohe edasi. Vot, aga nüüd on see maagiline hetk, kus me hakkame siis külve tegema. Et loodetavasti siis nädala pärast on teil midagi sarnast omal kodus olemas, et saate juba süüa. Ja nagu ma ütlesin, siis selleks külvamiseks on vaja mingisugust anumat. Minul on siin üks anum on siis see pisirohekarp, milles me ise klientidele taimi viime. Et see on niisugune mõnus madal, see on biolagunev, pärast saab selle veel kompostrisse ka koos mullaga panna. Aga teine valik, mis ma võtsin, on või määrde karbikene. Et ma arvan, ma teengi täna, ma teen siia külvi, teen siia määrde karbikesse selle külvi, niisugune mõnus madal. Võib teha niimoodi, et kui te kardate, et te olete veega liiga lahke, et siis võite teha oma karbi põhjaaugud, et siis see üleliigne vesi voolab minema. Panete mingisuguse aluse peale ja siis teil ongi selline altkastmissüsteem põhimõtteliselt. Et siia võib siis augud põhja teha. See muld, mida me kasutame, minul on siis Matogardi külvipikeermuld, hästi mõnus muld, hästi sõmer, haiguste vaba, kahjurite vaba, ükski putukas ei lenda siit välja. Siin ei ole mingisuguseid umbrohuseemneid sees, tohutult armastan, üldse ei ole sponsoreeritud, lihtsalt armastan neid täiega ja mahemuld on ka veel. Ja seda mulda siis sinna karbikese sisse selline 3 sentimeetri jagu ehk. Panen ta siia karbikese sisse ja teen selle pinna hästi tasaseks. Et kui on olemas too sama karp, siis selle teise karbiga vajutada see mullapind tasaseks. Et siis on tasane mullapind. See tähendab, et saab hästi tasase, hästi nagu ühtlase külvi.
et kui muld on ühtlane, siis taimed on ühtlased ja saab hästi mugavalt kääridega neid taimi lõigata ilma et kardaks, et need käärid saaksid näiteks mullaseks. Marit, küsitakse, et kas mulda peaks enne steriliseerima, kuumutama igaks juhuks? Kui sa oled kindel selles mullas, mis sa näiteks ostad või kuskilt saad ja sa näed, et seal ei ole mingisuguseid kahju, no ongi vaata, need väiksed putukad, need mustad lendavad leinasäästlased, et need on hästi tavalised, mis võivad tulla poemullast kaasa. Kui neid ei ole, kui sa näed, et seal ei ole hallitust sees, see on hästi oluline, et see muld ei oleks niisuguse kopituslõhnaga või sa näed, et niisugused hallitused on sees, siis pigem ära kasuta seda mulda millekski muus siin elus, eks ju, mitte tõusmete kasvatamiseks. Aga kui sa nagu, selles mõttes on jumala okei näiteks võttagi mullamuti mulda, segada seda mingisuguse poe turba substraadiga, et siis võiks selle mullamuti mulla näiteks küll lasta sealt mikrolaine ahjust läbi, et siis nagu väheneb see tõenäosus, et kui seal mingisugune sõber on sees, et siis sellest sõbrast me saame lahti. Võib sellest mikrokas paar minutit lasta läbi ja siis lasta ilusti jahtuda ka sellel mullal, et kuuma mulla sisse ka mitte seemneid panna. Siin ongi jah, on küsitud ka, et kas eelmisel suvel metsast toodud mulda võib kasutada, et eks seal sõltub, et kui happeline, et milline see mets oli ja seal on vist ka seesama, millest Marit juba rääkis, et kes seal veel võivad olla, aga jah, et on üks variant on tõesti. Ja, et seal kindlasti on mingisugused sõbrad sees, aga ilmselt selle metsamullaga võib see värk ka olla, et ma kardan, et ta võib olla äkki liiga rammus. Et kui ta on liiga rammus, siis selles mõttes, et need tõusmed ilmselt hakkavad seal kasvama, päevalilled, herned, redised, aga võib-olla näiteks brokoli ja nuikapsas on natukene nagu tundlikumad selle rammususe suhtes ja pH ilmselt mängib seal. Ja seal on näiteks ka see, et kui seal on näiteks mingid võõrosi, näiteks mingid puuoksakesi, mingid lehekesi, siis nad sellises, et see aknalaua aiandus ja selline karbi sees kasvatamine on nagu piltlikult öeldes nagu intensiivpõllumajandus pisikeses karbikeses, et me ootame sellelt pisikeselt maa-alalt võimalikult suurt kasvutekurit. Et siis lihtsalt võib-olla selle metsamullaga võib see olla, et mõni tärkab, mõni ei tärka, siis nad on niisugused erineva pikkusega ja pluss siis nendele sinu külvatud asjadele tuleb sealt ka mingisugust seemnepanka ehk siis neid looduslikud seemned hakkavad seal võib-olla idanema, võib-olla. Ja Signe veel kommenteerib just see muld, et ta on üle talve ehk kaua seisnud. Jah, et siis ongi see, et sa tood ta tuppa ja sa vaatad reaalselt talle otsa. Sa vaatad talle otsa, sa katsud teda, nuusutad, kas on mõnus mullalõhn või ei ole mullalõhna. Ja tegelikult on ju nii, et tee need esimesed katsed ära. Et täpselt samamoodi Maaülikoolis ka ju tegime selliseid katseid, kus me reaalselt kasvatamisegi nädal aega, kasvatasime kiiresti mingisugust pisirohe, et hinnata oma mulla võimet taimi kasvatada. Et kui tõusmed ilusti kasvasid, tähendas, et muld oli hea, aga kui oli juba mingisugune probleem, liiga vähe toitained, liiga palju toitained, mingid kahjurid, muud asjad, siis kohe oli näha nende taimede pealt, et kas nad ei tärganud, nad mädanesid või hallitasid või mingi muu asi. Et seda täiesti Maaülikoolis ka mullateadustes tehaksegi selliseid katseid. Et see esimene nädal aega võibki olla näiteks sul oma mulla tundma õppimiseks. Siis see muld, kuhu te siis need taimed külvate, olgu siis selline niiskekene, ehk siis kas olete ta enne märjaks teinud või siis vahetult enne külvamist märjaks teinud. Ja seemneid on hästi mõnus külvatagi sellise maitseaine topsikuga ja siin mul ongi sinep, sellised ilusad kollased seemned. Ja ma panen need siia mulla peale võimalikult tihedalt, ma kohe näitan, ma teen nad märjaks, muidu nad veeravad mul siit mulla pealt minema. Teen nad mõnusalt seemned ka pärast märjaks, et seda ei unustaks seda etappi ja
selline, et igal seemnekesel on natukene ruumi, aga samas, et nad on võimalikult tihedalt, et siis need taimed kasvavad siis mõnusalt tihedalt, täpselt nagu mul siin oli. Ja ongi valmis. Ja nüüd iga päev siis hinnata, kas on vaja kasta või mitte, et võib-olla esimestel päevadel hoopis piserdada neid, et ei peagi nagu kastma, muidu läheb liiga paljuks seda vett, et siis piserdada esimestel päevadel ja selleks, et sellel kasvuhoones see õhuniiskus säiliks stabiilsena, võib siis panna peale kas karbikaane või siis kile ja 2 võimalust, kas jätta karbikaanel üks ots lahti või teha siia karbikaane sisse jälle augud. Et siis see süsteem saab hapnikku ja ei teki hallitusi. Kas taimed tahavad kohe algusest peale palju valgust või peaks alguses olema hämaras? Idanemiseks üldjoontes nendel kultuuridel valgust ei ole vaja, basiilik välja arvata, aga sellised need kõige tavalisematel ei ole lisavalgust vaja, et selline täiesti vabalt 3 päeva kuskil pimedas idanevad ja siis 4. päeval välja tuua. Et sellisest suurest tootmisest tehaksegi nii, et tegelikult, et ressursse kokku hoida, siis nad on 3 päeva pimedas raskuse all ja siis alles 4. päeval tuuakse valguse kätte. Aga minul nii-öelda pisikasvatajana on mul lihtsam nad kohe aknalauale ära panna Jah, ja siis ta ei unusta. ta nagu kahju ka ei tee otseselt. Ei tee. Et siis on lihtsalt tuleb tähele panna seda, et kui teil on näiteks selline aknalaud, kus päeval hästi kütab, et kui seal päeval on 25+ kraadi, siis see muld tõenäosusel kuivab kiiremini läbi, et siis te lihtsalt peate ise tähelepanelikumad olema. Et see ikka sihuke +/–20 on nagu selles mõttes parem. Ja midagi ma tahtsin veel öelda, juba läks meelest ära. Ja äkki mul tuleb pärast meelde. Igal juhul lähme küsimuste-vastuste juurde, sest et ma näen, et mul ei ole väga palju aega. Ma olen natuke liiga palju jutustanud täna vist. Nüüd on julgelt mikrofonid sisse ja kasutada võimalust, et mina siin ise ka niimoodi, ma nüüd ei näe ennast küll hästi. Ühesõnaga üritan siin ka ühe käega siin panna päevalilli. Võililli oleks ka tore, aga hetkel siiski päevalilli siin. Ja võite ka näidata, et kes siin tegutsevad ja kellel on siin, et siis on võib-olla tore Maritil ka näha, et on siin neid käed mullased tegijaid ka. Nii, ma kohe vaatan. Mina külvasin enda seemned ära, aga mul on küsimus selle kohta, et kas on vahet, millist seemet kasutada idandamiseks või tõusmete kasvatamiseks, et poes on osad seemned nagu justkui eraldi välja toodud. Kas see on lihtsalt turundustrikk või on sellel päriselt mingi taust ja põhjus? Ta kindlasti on turundustrikk, aga kui niimoodi seadusandluse mõttes, siis PTA lihtsalt nõuab, et idandite, köögivilja ja pisirohede seemneid nagu nimetatakse erinevalt, et seal on lihtsalt see eripära, et näiteks idandamisel on võimalus mingisuguseid kahjureid saada suurem, seal salmonelloosi ja kolibakteri suhtes. Aga kui nagu lihtsustatult ja maakeeli öelda, siis tegelikult vahet ei ole, et see on nagu selline seadusandlik vahe, aga põhimõtteliselt, kui sa ostad selle töötlemata maheda seemne, siis sa võid seda idandada, näiteks brokoli, ma toon brokoli näite, et sa võid seda brokolit idandada, sa võid teda tõusmeks kasvatada, siis kasvatada veel suureks ja kasvatada temast see brokoliõisik ka, et selles mõttes ei ole vahet tegelikult. Chatti tuli veel küsimus, et need matid, et need on tõesti, et kas nad on ühekordsed. Kirjutasin ka chatti vastu, et jah, need on tõesti kahjuks ühekordsed. Jah, et selles mõttes muld on ka ühekordne. Et kui sa selle mulla peal oled seda taime, sul on 3 sentimeetrit mulda, sa oled seal nädal aega kasvatanud midagi, siis see muld on juurtest nii läbi kasvanud, et seda nagu enam uuesti kasutada ei saa, et see läheb kompostrisse või bioprügisse. Või siis, ma ei tea, marjapõõsaste alla väetiseks. Aga see, matid,
need on need tselluloosimatid, aga näiteks need kookosmatid või lambavilla matid on siis nagu natukene jämedamad või suuremad. Et need on ka kõik ühekordsed. Ja on ka siin lootusrikas küsimus, et kui olen omal need tõusmed ära lõiganud, et kas nad taimed võiksid edasi kasvama jääda? Mis ma tahtsin öelda? Hernes kasvab edasi, kui hernes on lõigatud nende esimeste lehekeste kohalt ja nisu, kaer, mais kasvavad ka edasi, teised ei kasva. Et kui kord on pea maha võetud, siis ega see keha enam elama ei jää. See oli nii jõudne näide, andke andeks. Issand, ma ei tea, miks ma siukse näite tõin. Aga et ühesõnaga on enamus on ikkagi, et on laual ära läinud siis uus värske muld ja las siis teised jäägid lähevad siis uut mulda tootma. Ja, et siin on näha ka, et siin ma olen selle redis olen maha lõiganud, ega see enam siit edasi ei kasva. Et kui see redis on kord siit niimoodi ära võetud, et siis nii on. Ja kui läheb söömiseks, siis võimalikult maapinna lähedalt lõigata, siis saab hästi palju nagu seda kasulikku taime. Ja küsimus, mida ei küsitud ka, aga millest ma räägin, et kui kaua võib neid taimi kasvatada. Et üldjoontes kõige tervislikumad ja maitsvamad on siis tõusmed, kui nad on idulehtede faasis. Ehk siis, kui neil on need 2 esimest idulehekest. Et näiteks redise puhul, kui siin hakkab nüüd see karvane lehekene nende 2 lehe vahelt kasvama, siis see maitse muutub selliseks tuimaks ja ta ei ole nagu kõige mõnusam. Et seal päevalille puhul täpselt samamoodi ja brokolite ja muude asjadega. Aga näiteks rukolat siis tulekski, kui tahad suurt taime kasvatada, siis võidki edasi teda kasvatada, kui oled selleks võimeline. Võt. Tuli veel üks täpsustav, et loen ette, küsimus ei kuulnud enne, et kui seemned külvatud, siis kas neid tuli kasta ka ja siis katta kilevigaanega, et korda see üle? Ja, et see muld oleks eks ju paras niiske ja kui seemne paned siia peale, siis pärast kasta ikkagi üle. Et see, isegi kui see muld on niiske, siis see seeme ei saa kohe sellest niiskest mullast nii palju niiskust kätte. Ja hästi oluline etapp ongi nagu see külvamise puhul see niisutamine, sest et see seeme peab idu kasvatamiseks hästi palju vett enda sisse imama. Et siis pigem on nagu mõistlik pärast siis veel pritsida korralikult need seemned märjaks. Ja siis mingisugune gaas või kile peale, et see hoiab siis seda õhuniiskust. Millele mulla kiht peale pannakse? Kui sa tahad, sa võid kõigele panna. Kui sa ei taha, siis ära üldse pane. Mida ma soovitan, et see ongi nagu see nii-öelda nende tõusmete kasvatamise eripära, et seda mullapinda ei ole vaja panna peale. Et see tingib lihtsalt selle, et sa saad seda taime palju rohkem, kui sa ei pane seda mulda sinna peale. Aga millele ma soovitan näiteks mulla peale panna, on peedid. Et need peedikestad jäävad siis sinna mulla alla nii-öelda kinni. Et peedi võib panna, aga ka ei pea panema. Ja millest, et ära ei hirmuks. Mul oli slaid, ma unustasin seal seda öelda, et ära hirmuge, et kui teil nüüd hakkavad need seemned idanema, siis nende seemnete seest tulevad idujuured välja. Ja me ei ole harjunud idujuuri oma elus väga palju kohtama, sest me üldjoontes paneme nende seemnete peale mulla. Ja siis need esimesed juurekesed, mis sealt seemne seest välja tulevad, võivad meile meenutada hallitust, aga nad sugugi mitte seda ei ole, vaid nad on idujuured. Nad on sellised ilusad valged nunnud. Et need idujuured ajavad ennast üsna kiiresti sinna mulla sisse ja siis me enam neid juuri ei näe, vaid hakkab tulema siis iduvars koos idulehtedega. Et siis ärge nagu ära ehmuge, kui üks hetk on siin hästi palju valgeid juurekesi, et see ei ole hallitus, vaid need on juurekesed. Et see oli mul seal
levinumate probleemide slaidil oli siis hallitus ja idujuured. Tuli veel täpsustus, et kui kaua seda kaant võiks ikkagi peal hoida? Kui taimed enam kaane alla ära ei mahu, siis võiks maha võtta. Või siis ongi see, et kui sulle tundub, et see niiskus siin karbi all nende seemnete vahel on liiga suur, et siis võtta gaas maha ja lase nendel õhku saada. Et kui sulle tundub, et paned näpud nagu sisse nii-öelda ja hästi märg on nende taimede vahel, et siis pigem võta gaas maha, muidu võibki juhtuda see, et nad lähevad näiteks mädanema. Aga üldjoontes, kui enam ära ei mahu, siis võiks kaane maha võtta. Ja on lõppu veel küsimus, et kas on head kohta, kust seemneid saaks hulgi osta? Et tõesti need pisipakendiga seemned on päris krõbeda hinnaga. Ja hulgimüügi mõttes või nagu suurpakendite mõttes meie müüme, et võibki meile kirjutada info, et Pisirohe ja konkurentides siis Plantos ka. Et Eestis rohkem niimoodi suuremaid pakendeid, spetsiaalseid neid Pisirohe seemneid keegi teine ei müü. Et meile, soovitatavalt mulle, aga võib ka Plantosele, ma üldse ei ütle pahasti konkurentide kohta, nad on väga tublid ägedad. Ja kodulehelt leiate ka väikse sooduskoodi Plantose jaoks ja saate ka Maritile kirjutada ja küsida siis Mariti sooduspakkumist. Ja ikka võib alati küsida. Igale enda otsustada. Tuli veel küsimus siin äädika, et kui toas on äädikakärbsed, kas nad teevad liiga Pisirohe kasvu ajal? Äädikakärbsed. See on väga hea küsimus, seda ei ole mult mitte kunagi enne küsitud. Äädikakärbsed tarbivad ikkagi mingisugust kõdunevat või sellist juba käest minevat materjali. Et kui üldjoontes need äädikakärbsed tulevad sealt näiteks komposti ämbrist, eks ju. Ma kahtlustan, et nad ei taha sinu ilusat tervet värsket taime. Aga kui juhtub, et sul näiteks, ma ei tea, hallitab seal, näiteks seeme hallitab ja sul läheb näiteks mingisugune taimekene hallitama, mädanema, siis see äädikakärbes võib minna sööma seda kehvaks läinud taime näiteks. Aga rohkem, mis võib juhtuda kodudes hästi tihti, just kevadeti, hakkavad võimust võtma need leinasääsklased, ka siuksed pisikesed, väikesed mustad kärbsekesed. Et suurem tõenäosus on see, et kuskil näiteks mõni toataim on üle kastetud või siis sealt mulla seest on tulnud need leinasääsklase vastsed kaasa, et siis need hoopis siuksed väiksed mustad putukad lendavad. Et see võib olla isegi tõenäolisem. Aga nendega ka nii, et otseselt see vastne ja see kärbes sulle midagi liiga ei tee, et söö see taim ära, lõika maha, pese ära, söö ära ja viska see muld minema, et sa ei jätaks seda äädikakärbsetega või leinasääsklastega mulda omale tuppa. Muidu ta läheb näiteks toa taimede mulla sisse. Nii, rohkem küsimusi ei ole tulnud. Suur aitäh Maritile oma kogemusi ja teadmisi jagamast. Ma tean, ma olen üle aja küll läinud, aga ma tahan lihtsalt paari sõnaga öelda seda, et esimene samm ongi kõige raskem, et leida see muld ja need seemned, aga te olete tegelikult juba oma esimese sammu ära teinud, te olete selle loengu ära kuulanud. Julged pealehakkamist teile ja isegi kui midagi läheb viltu, siis see on lihtsalt üks õppetund ja te saate hakkama. Kui te täna külvate, siis nädala pärast saate juba süüa.